Ahoi, on veebruarikuu esimene selline päris ilus ja päikesepaisteline päev. Täna on meil reede, 2. veebruar. Ma olen tulnud Koigi rabasse väikesele sellisele jalutuskäigule. Teeme selle Koigi raba ringi siin ära. Esiteks sellepärast, et täna on nõnda ilus ilm ja teiseks sellepärast, et mul on uus ütleme seiklus või action kaamera. Varem olen ma kasutanud siis GoPro versioon 7 kaamerat, aga nüüd mõtlesin, et vaataks võib-olla uue, mis teeks tsipa ikkagi paremat pilti veel ja valisin siis niimoodi, mõtlesin, et kas võtan GoPro 12 kõige uuema või natukene lahjema GoPro, aga võtsin hoopiski DJI kaamera, see on DJI Action 4, et lihtsalt huvi pärast ära proovida, mida siis konkurendi kaamera aga pakub. Ja alustuseks tundub see pilt nagu väga okei. Ma ei ole seda palju küll kasutanud. Heli on jumala hea. Heli mulle väga meeldib, mis see siis teeb. Ja ta on mul pisikese sellise selfie-pulga otsas nii-öelda. 4K pilti teen. GoProga ma tegin varem 2,7 kaad. Sellepärast, et ma tahan 50 kaadrit sekundis siis pilti saada, aga GoPro 7 rohkem ei võimaldanud lihtsalt. Ja mõnusalt sellise laia siis nurgaga on ka see objektiiv mingi 5 või 11 millimeetrit. Selline päris äge lai pilt on. Ja natukene proovib siis niimoodi ka, et milline see pildi kvaliteet siit üldse välja tuleb. Praegu küll päike hakkab vaikselt pilve taha minema, et kõige valgem enam ei ole. Aga no vaatame. Siin olen. Esimene ots läks juba maru kiirelt. Aga pikem osa tuleb ja siin on üliäge laudtee, jõuame kohale, siis näeb seda. Vahepeal on selline mõnus libe ka siin, peab vaatama tunnikusse käi. No nii, järgmise jõe juurde jõutud, kus on sild ka siis. Veetase on päris kõrge. Kuke peakraav, palun väga. Mehed Kuke kannel ääres aastal 1925. No selliseid mehi siin praegu näha ei ole. Tuleb see matkara ja selline ägedam osa metsa vahelt välja ja lageda peale ja läheb hüppama kõigepealt torni ka. Käib tornist läbi ja siis läheb jalutab ümber selle Rabajärve. Eestimaa on nii ilus. Laudtee on nii ilusti jääst ja lumest puhas. Lausa super lust on jalutada. No praegu on päris tuulevaikne siin väljas. Et mind päris huvitab ka, kuidas see heli peale, et ma enamasti mingid asju teen, siis kasutan ikka sellist lipsumikrit, aga praegu mul on see kaamera enda mikri nii-öelda, et mingisugust lisamikrofoni siin ei ole ja vaatame, kuidas see peale jääb. Päike hüppas korra pilve taha peitu. Saame näha, kuidas pilt tumedamaks läks, aga tuli tagasi välja jälle. Väga mõnus on. Ühtegi teist autot ka parklas ei olnud, mis tähendab seda, et ma suure tõenäosusega olen siis ainukene inimene siin praegu. Vaatame, kas jää ka kannab. Uisud võiks kaasas olla nüüd. Täiesti sile ka. Peab ainult vaatama, et siin unnikusse käi. Väga lahe. Ma näen, et teisele poole on vesi väljas. Siin on täitsa vesi väljas. Siin on ka vesi väljas. Ja siin on ka vesi väljas, jah. Palun väga, pikk järve ääres oleme.
tundub mulle, et päike hakkab loe minema, aga siis kaamera tehnilise poole pealt saabki testida, et kuidas ta saab hakkama, kui hakkab juba hämaramaks minema. Teadupärast need seikluskaamerad on kõik sellise pisikese sensoriga ja pimedas ja hämaras nagu väga head ei ole. Huvitavad hääled käivad siin. Jää nagu mängib kuidagi mingi brrrp, mis käel käib. Teeme siia ka väiksed jäljed peale. Hullult sile. Okei, läheb parvetab edasi mööda matkarada. Kui ma siin alguses kiitsin hirmsasti, et maru hea on see puidu osa on kõik ilma jääta, siis tundub, et natuke liiga vara hõiskasin siit edasi jalutada. Wow. Siis tuleb ikka jää välja küll ja on natukene selline complicated see jalutamine siin. Jõuad järgmisse kohta. On aga jälle täiesti ilma jääta see laudrada. Siin on vist lihtsalt nii palju lagedam, et siin puhub nagu selle lume ja asja minema, kui siia laua raja peale midagi tekkinud on. Päikesepaistelise päeval paistab päike ka siia raja peale. Ja minu meelest nad on pikemaks teinud seda puitraja osa, et minu meelest sellest kohast ennem oli juba selle lennuvälja plaatide peal see jalutamine. Ma ei tea, kas nad äkki on teinud siis terve ringi peale. No saame näha, ma olen kuskil poole peale praegu. Tuleb välja jah, et siin ongi terve ring tehtud selle laudteega. Ma käisin viimati, ma arvan, kusagil 2 aastat tagasi ja minu meelest siis oli küll niimoodi, et no enamasti pool, ma arvan, et oli veel selle lennuvälja plaatidega kaetud ja siis need plaadid olid selliste rehvide peale siin, niimoodi, et kohati nagu loksus päris palju ja mõnel võib-olla oli väga ebamugav käia, aga nüüd on selline korralik laudtee, lapsevankriga võib-olla ei tuleks siia, aga põhimõtteliselt ma arvan laiuse poolest teoreetiliselt isegi saaks nagu hakkama. Aga väga selline ohutu ja hea on nüüd käia igatahes siin, jah. Ma korra guugeldasin seda raja ehituse värki, aga nagu ei leidnudki mingisugust kuupäeva või artiklit, et millal see siis nagu valmis on saanud. 2020 on kirjutatud, et rada läheb nagu taastamisele, aga seal on räägitud rohkem sellest metsaosast, kus me ennem läbi tulin. Et seal siis pandi seda nii-öelda multsi või seda puiduhaket nagu maha. Aga mis kuupäeval täpselt see ümber nii-öelda järverada korda on saadud, et millal see laudtee siia päriselt tekkis ja millal need lennuvälja plaadid minema viidi. Vot seda kirjas ei olegi. Või vähemalt ma kohe praegu ei leidnud. Äkki paremini otsiks, siis leiaks ka. Pikk jalutuskäik on nüüd ümber järve tehtud ja olen jõudnud nüüd tagasi siia kohta, kus see ring nagu alguse saab, mitte päris auto juurde. Aga oleme hetkel siis siin. Auto on siin. Siit tulin ja siit tegin siis tiiru peale ja jõudsin siia tagasi. Pitki järv, kuigi pikk järv. Ja nüüd siit tuleb siis auto juurde tagasi hüpata.
selline võte nüüd, et ma justkui jalutan kaamerast mööda ja ei märkigi, et siin kaamera on või isegi ei tea, et siin kaamera on. Tagasi ma olen. Päris selliseks hämaraks on läinud, nüüd ongi selline viimane kaameratest, et mina videomehena kasutaksin praegusel hetkel muidugi juba valgust lampi kaamera peal, aga saame näha, kuidas ta on. Rada siis kokku 5,7 kilomeetrit ja päris huvitav fakt, mis ma siit infotahvli pealt lugesin, et 95. ja 97. aastal rajati siis entusiastide eestvedamisel õppematka rada. Paiknes siin 3 vaatetorni erinevate pikkustega või kõrgustega 4-7-10 ja pandi kokku rajast eemal ja toimetati kohale helikopteri abil. Päris huvitav võis vaatepilt olla, kui need tornid helikopteriga siia rajale kohale toodi. Aga ühtegi inimest ma näinud ei ole. Ühtegi autot ka siin ei paista rohkem, kuigi mingid jäljed nagu on vahepeal. Võib-olla need ei ole tänased, aga mõnus. Tšau!